kõik sai alguse möödunud sügisel eesel lohest, kuigi taluloomi peeti siin ennegi. Kui me endale saime mu abikaasa unistuse eesli, kui tema tuli meie tallu, siis me saime aru, et me peame selle hobitalu ikkagi tegema. Ja lohe on ka hobitalu vapiloom. Avamispäev oli selle suve 19. juunil. Praeguseks on hobitalus loomi 50 ringis ja linde ligikaudu 70. Eriline on, et kõiki loomi tohib silitada ja toita. Toitmiseks on pererahval valmis pandud topsid sobiva toiduga. Ja loomad linnud on ülimalt sõbralikud nii üksteise kui ka inimestega. Rahulikult jalutavad ringi suured emud. 2 emu meil on ja külastajad ristisid nad siis meile, et meie talus elavad siis Tanel ja Kerli Padar. Et nad aitavad mul ehitada koos aedasid, värvimisel on nad abiks. Võtavad pintslinuka vahele. On hästi sellised, seltskondlikud ja uudishimulikud on. Väga tahavad inimesega kontaktis olla, hästi seltskondlikud, et meil on kõik kruvid ja poldid üle loetud. Aga siin on ka Anne Veski ja Villu Veski. See pruuni ja valge kirjuga vahva Anne Veski soeng, et nemadki külastajate poolt siis ristiti meil ära, et üks on Villu Veski, teine on Anne Veski. Alpakad on muidugi eriti muhedad. Inimesed küsivadki, et kuidas aru saada, et kumb on kumb, just need eledad. Et siis ütledki, et selle soengu järgi saab aru, et see on Ints. Ja siis kõige väiksem siis see on Lennart. Ja Aivaril on siis see tukk niimoodi püsti. Perenaine Maria töötas varem Hiiumaa köök ja pagaris. Peretütar Kairi tuli Hiiumaale tagasi lausa Inglismaalt, kus töötas hambaarsti õena. Siiski mitte vaid hobitalu pärast. Ikka rohkem armastust tõi, aga ma tahtsin ka koju tagasi tulla. Ja siis, et tulin nagu pere aitama ka selle hobitaluga. Nii-öelda päris tööd teeb ainult Margo. Mina tegelen Hiiumaal hakkepuiduga, et esmaspäevast reedeni tegelikult ma olen tööl. Siis nädalavahetustel õhtuti ma olen selle valmis ehitanud ja nüüd mul siis abikaasa Maria, õde Kairi ja ema Marge nagu tegutsevad sellega päevasel ajal. Pereema Marge on siin sündinud ja kasvanud. Vahepeal elas perega Kärdlas, kuni vanavanemad surid. Siis tulime siia tagasi ja poeg ütles, et nüüd on paras aeg siia maja ehitada ja siia tulla ja siis me kõik koos tulime. Praegu elab siin 4 põlvkonda, 90-aastasest vanamemmest kuni 9-aastase Rasmuseni. Kui need külalised käivad, kas siis käid ka lastele rääkimas ja midagi neile seletamas? Vahest. Põhimõtteliselt on ema ja isa. Veelindudele rajati korralik tiik. See tiik on siin meil mõnus 1,5 meetrit sügav, et nad saaksid ikka täiel rinnal oma elu nautida. Õhtul kell 8 on linnukesed meil nii targad, et oskavad kõik ilusasti pudinal minna sinna linnumajja. Et lähevad ilusasti seal meil aia sees on väike augukene, kus nad saavad siis minna. Ka kõik teised linnud on vaba liikumise peal ja teavad samuti õhtul õigel ajal linnumajja minna. Ponid, lambad, alpakad kogunevad õhtul kell 3:06, kui külastajad lahkuvad aediku tagavärava juurde, sest teavad, et kell 6 lastakse nad taha suurele karjamaale, millel tegelikult siiski ka aed ümber. Nad on harjunud, et nad teavad, et hommikul hakkab saama uuesti porgandid, siis on kõik juba ootavad siin uuesti. Siin on ka maailma väikseimad lambad. Kosanti lambad. Tema on Viki. Nii, kes sina oled? See on Margo, kas Vuntsi või? See on härra Vunts. Tema on meil Tõmmu ja hall on meil Harald. Ka Šoti mägiveis Kirbu soostus lõpuks end näitama. Kirbu oled, aeti sind välja ja sul oli nii mõnus seal. Kas tukad silmas ei ole või? Ei ole, nii peabki olema. Tõenäoliselt on kõik loomad nii sõbralikud tänu sellele, et neid koheldakse lemmikloomana. Meil on kõik loomad, mis siin on meie lemmikloomad, keda me ikkagi paitame ja hoolitseme ja hoiame hästi. Kes kõige toredam oli? Olid kanad kõige toredamad. Verisead. Alpakad. Mulle meeldisid kanad, kes hüppasid. Mulle meeldisid kitsed. Ponid. Lambad. Kutsu. Eesel. Esimene suvi on selja taga, pererahvas on rahul ja külalised ka. Lähevad ära ja ütlevad, et on maailma parim koht. Milline teraapia.